2,5 aastat tagasi ostsime Pärnu linna konkurentsitult kõige koledama maja, et teha sellest mõnus pesa 6 inimesele. See maja oli nii suur ja kole, et isegi 5-6 riigihankega me ei leidnud ehitajad, kes teeks selle maja meile sobivaks, ilusaks ja uueväärseks. Seetõttu lammutasime selle maha ja nüüd on meil valmis täiesti uus ja väga äge väike eramaja. Kui peale vaadata või kui siin sees ringi käia, siis see maja on tegelikult üsna sarnane igale teisele uuele eramule. Ja see ongi nii mõeldud, sest siin hakkavad elama inimesed ja see saab olema nende koduks. Aga siiski on siin väikesed erisused. Kui mina oma kodus istudes ühe ja sama diivani nurga peal võin vaadata televiisorit, teha tööd või lobiseda oma pereliikmetega, siis siin majas on igale tegevusele oma koht. Magamiseks on magamistuba, süüa tehakse köögis ja süüakse isegi võileibu söögitoas. Ja kui on vaja tööd teha, siis selle jaoks on meil hoovi peal kodukontor. Selle maja valmimine on meie jaoks mitmel põhjusel väga oluline. Esiteks saavad nüüd 6 inimest kolida täiesti uude koju. Aga veel olulisem on ta võib-olla sellepärast, et selle maja valmimine tähistab pika perioodi lõppu. Selle maja valmis saamisega paneme punkti 16 aastat kestnud reorganiseerimisele, mille käigus me sulgesime 17 suurt erihooldekodu. Ja selle asemele, nende mõisade ja sõjaväekasarmute ja ühiselamute asemele, oleme me 1500 inimesele ehitanud kogukondadesse mõnusad väikesed kodud. Meil on 2 erihooldekodu, mis on mõeldud nendele inimestele, kes vajavad sellist keskkonda. Meil on 7 eramut, mis on sarnased nagu see meie pesamuna siin Pärnus. Me oleme ehitanud ja rekonstrueerinud 28 kortermaja ja 60 peremaja. Ja lisaks on meil veel 79 täiesti tavalist korterit, kus meie elanikud saavad elada täiesti tavalist elu, nii nagu kõik ülejäänud inimesed. Mul on väga hea meel seista siin Pärnu kaevukodu aias. Meie kodu on lõpuks valmis saanud. Juba esmaspäeval saavad hakata kolima siia meie esimesed elanikud. Lääne piirkonnas on kokku 19 kodu, aga meie kaevukodu on neist kõige erilisem, sest siia kolib elama ainult 6 inimest. Nendel 6 inimesel on diagnoositud autismispektri häire, mis tähendab, et nad vajavad seda juhendamist ja tuge ööpäev ringselt. Et seda neile pakkuda, oleme me koolitanud juba 1,5 kuud väga põhjalikult 13 tegevusjuhendajat, kes on neile toeks ja abiks nende igapäevaelus. Ja muidugi, et pakkuda neile tegusat elu. Meie töötajad ootavad elanikke juba väga. Mul on tohutult hea meel, et 6 autisti saavad lõpuks kolida oma koju. Soovin neile toredat ja tegusat elu. Minul on täna siin Kaevu tänaval Pärnus väga hea meel seista, sellepärast et see väike maja võtab siin kokku pika teekonna, mida hoolekandeteenused koos siis oma tööperega, oma klientidega, nende lähedastega on tegelikult viimased rohkem kui peaaegu 15 aastat tegelikult sammunud. Ja kui ma olen siin Kaevu tänaval, siis tegelikult see, mille peale ma kõige rohkem mõtlen, on tagasi see teekonna algus, kui me siin Pärnu linnas tahtsime esimest korda erivajadustega inimestele kodu avada ja milline oli siis vastuvõtt ja kuidas siis tegelikult kohalikud elanikud olid selle kodu loomise vastu. Ja kui me oleme täna siin praegu ja vaatame seda, mis on tehtud, siis mul on väga suur rõõm selle teekonna üle, mis on käidud ja see Pärnu linna areng siin ja selle kogukonna vastuvõtlikkus, valmisolek olla nende inimeste naabrid, valmisolek, et erivajadusega inimesed elavad nende keskel, selle üle on mul kõige suurem rõõm, kui ma siin täna praegu seisan ja ma loodan, need inimesed, kes siia tulevad elama, saavad selle tunde osaliseks, et nad on võrdsed inimesed teiste seas.